hankemenetluse valiku need alused ei ole muutunud. Et alati saab valida jälle avatud või piiratud hankemenetluse vahel. Nende vahel valimiseks mingisuguseid kaalutlusi kuskile kirja panema ei pea või need hakkama põhjendama. Ja teiste hankemenetluste puhul siis peavad olema need alused olemas, mis on seaduses sätestatud ja seda muidugi kõige rangemalt peab vaatama väljakulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse puhul. Uus hankemenetlus on tulnud innovatsioonipartnerlus, mis on siis suunatud konkreetselt innovatsiooni edendamisele, et hankijad riigihangetega siis edendaks seda innovatsiooni tekkimist ja seda innovaatilist mõtlemist. Ja innovatsioonipartnerlust kasutatakse sellisel juhul, kui hankijal on tekkinud vajadus millegi järele, mida turul ei ole olemas üldsegi. Et need asjad, teenused, ehitustööd, mis turul liiguvad, ei vasta ühelgi kujul tema eesmärgile ja ei ole võimalik neid ka kohandada. Et kui on võimalik neid olemasolevaid lahendusi kohandada, siis peaks valima võistleva dialoogi. Aga kui ei ole juba midagi olemas, et peabki hakkama välja arendama mingi lahenduse selle hankija eesmärgi saavutamiseks, siis saab valida innovatsioonipartnerluse. Innovatsioonipartnerluse kohta on üks tore näide, ma ei tea, kindlasti ei ole see läbi viidud innovatsioonipartnerlusena, aga võib-olla mõte, et millistel puhkudel seda kasutada, saab selle näite varal natukene ka jooksma. Tegemist siis ühe näitega, mida minu eelmine ülemus esitas ja kes liikus PERH-i juhtima, nii et võib-olla see ei olegi välja mõeldud, et see võib olla täitsa reaalsest elust. Aga mõte siis selles, et doonorid doonorivere andmisel minestavad. Tähendab, massiliselt minestasid, et see oli lausa probleem väidetavalt. Ja eesmärk vähendada minestamist. Kuidas vähendada minestamist? Turul pole olemas sellist asja teenuste ehitustööd, millega saaks seda vähendada. Ja see oli siis see, mida hankija tahtis saavutada. Kas seda saavutada ravimi manustamisega, kas seda saavutada selle ruumi mingisuguste näitajate muutmisega, õhuniiskus, ei tea, temperatuur, kas seda saavutada doonorite asendi muutmisega, ei tea. Ja mida siis välja pakuti, siis oligi see viimane variant, et muuta doonorite asendit, et nad doonorvere andmisel lamasid täiesti horisontaalis ja minestasid seal kogu aeg. Ja siis muudeti seda asendit niimoodi, et nad on pool lamavas asendis, pool istuvas, pool lamavas. Ehk et siis töötati välja spetsiaalne see iste või lamamisiste, kuidas seda nimetada. Ja eesmärk saavutati ja doonorite minestamine väidetavalt vähenes. Et selline näide. Innovatsioonipartnerluse puhul tuleb siis lähtuda konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse korrast. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus on kehtiva seaduse väljakulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus. Siin on tahetud siis selle nime muutmisel juba direktiivides rõhutada seda, et tegemist on siiski toimiva konkurentsiga selles menetluses ja võib-olla natukene ka aeti neid väljakulutamise ka ja väljakulutamiseta omavahel sassi. Ja seetõttu on siis nimetus muutunud. Innovatsioonipartnerlus on ühest küljest hankemenetlus, teisest küljest on ta ka partnerlusleping. Ehk et siis selle innovatsioonipartnerluse menetluse ja siis selle lepingu käigus tehakse läbi nii see formaalne menetlus, kui siis ka töötatakse samal ajal välja lahendused, kuidas saavutada hankija
püstitatud eesmärki ja siis eelnevalt siis kindlaks määratud ja kokkulepitud tingimustel viiakse see lahendus siis ka ellu ja seda kõik ühe menetluse ja siis selle lepingu jooksul. Et jätkuvalt on küll ka võimalik erandiga tellida teadus- ja arendustegevust, teenuseid ehk et siis tegelikult seda arendustööd on võimalik tellida ka erandiga siis hankemenetluse eelnevalt, eks ole. Aga on võimalik ka siis see ühte menetlusse kõik niimoodi sujuvalt liita. Selles partnerluslepingus tuleb siis ära määratleda, et millised etapid peab pakkuja missuguseks tähtajaks saavutama, ehk et hankemenetluse lõpuks tal ei ole veel seda toimivat lahendust, ta hakkab seda välja töötama, et tegelikult hankemenetluse lõpuks on pakkujal see idee, et mida ta hakkab arendama edasi. Ja partnerluslepingu saab sõlmida mitme pakkujaga lähtuvalt selle konkreetse pakkuja ideest ja siis pakkujate välja pakutud lahendusi teistele partneritele avaldada ei tohi. Et iga pakkuja arendab oma seda ideed, oma lahendust siis edasi selle asja, teenuse või ehitustööni, mida lõpuks selle sama hankelepinguga hankija temalt siis hankima hakkab. Ja samuti tuleb sätestada, et mis saab, kui pakkuja seda vaheeesmärki ei täida, kas lõpetatakse partnerlus täielikult temaga ära ja edasi minnakse teiste partneritega või on tal mingisugused muud sanktsioonid, kas ta ei saa kätte näiteks oma tasu, vahetab seda osamakset ja seetõttu tulebki osamaksed ka ära määratleda ja kindlasti tuleks seda teha, vastasel juhul pakkujad ei taha sellesse partnerlusse astuda, sest et innovatsioonipartnerlus eeldab pakkujalt hästi palju omapoolset panust, ilmselt nii finantsilist kui ka loomulikult intellektuaalset panust ja ainult õiglane on talle selle eest siis tasu maksta osamaksetena. Kas selle kohta on küsimusi innovatsioonipartnerluse kohta? Üks võib-olla raskuspunkt innovatsioonipartnerluse puhul võib tekkida hindamiskriteeriumide määratlemise juures, aga eks me seda siis praktikas võtame ette, et kui küsimused tekivad, siis me omalt poolt kindlasti aitame. Kuivõrd hindamiskriteeriumid, millega siis neid lahendusi hinnatakse või neid ideid hinnatakse ja samuti siis ka see kvaliteet, millega siis see asi, teenus, ehitustöö pärast ostetakse, peab olema juba hankemenetluse alguses hankija poolt määratletud. Et nii palju kui vähegi hankija omalt poolt suudab määratleda hankemenetluse alguses, tuleks ära määratleda. Muidugi innovatsioonipartnerluse puhul on ilmselge, et enamus tingimustest ja kriteeriumidest jäävad läbiräägitavaks menetluse käigus. Nagu ma ütlesin, tegemist on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse korraga, nii et läbirääkimised loomulikult siin toimuvad ja tõenäoliselt päris ulatuslikud. Hankemenetluse valikust veel nii palju, et juurde on tulnud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valikuid alla rahvusvahelise piirmäära. Üle rahvusvahelise piirmäära me neid lisada ei saa ja neid ei ole ka lisandunud direktiivis. Et need, mis on, need on ja rohkem seal ei ole. Aga alla rahvusvahelise piirmäära meil teatud määral siiski valikuvabadust nende puhul on. Väga laiaks ei taha seda nimekirja siiski ajada, sest et see võib soodustada riigihangete kunstlikku osadeks jaotamist, et vältida siis neid reegleid, aga teatud juhtudel see on võimalik. Kõigepealt siis juhul, kui hankelepingu ese on teadus- või arendustöödeks vajalik asi, aga siin on siis ainult asi, ei ole teenuseid, ehitustöid kaugeltki mitte ja samuti hankijaks peab siis olema atesteeritud teadus- ja arendusasutus.
ülikoolid, eks ole, teadusasutused. Ja mõte on siis selles, et kui teadlane teeb katset, siis selleks, et see katse tulemus oleks tõene, tuleb seda korrata täpselt samadel tingimustel. Et seal ei saa kasutada sõna samaväärne, et mingisugune keemiline aine või samaväärne, sest et muidu see ei ole tõene, see katse tulemus. Et see oli konkreetselt see praktiline vajadus, millest see välja kasvas, see alus. Teine alus, ostetakse asju etendusasutuse poolt seoses lavastuse või kontsertkavaga. Siin oli näide selline, et kunstnik, kes on siis palgatud seda etenduse visuaali välja mõtlema ja kujundama, on sinna näinud ette mingisuguse ajastu truu mööblieseme, mida on võimalik näiteks saada ainult antiikpoest. Ja selleks, et seda siis soetada, siis on võimalik kasutada seda erandlikku menetlust. Toidukaupade ostmise puhul on samuti võimalik kasutada seda erandlikku menetlust. Siin hankijate puhul mingit piirangut ei ole, et kõik hankijad võivad kasutada. Ja siis viimane alus, mis on lisandunud alla rahvusvahelise piirmäära, et kui mis iganes välja kuulutatud hankemenetluse puhul ei ole esitatud ühtegi pakkumust või ühtegi taotlust, või ei ole menetluse lõpuks ühestki taotlusest või pakkumusest midagi järele jäänud, et neid ei ole enam, siis on võimalik siis ka väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust kasutada. Üle rahvusvahelise piirmäära on see õigus üksnes juhul, kui esimene luhtunud hankemenetlus on olnud avatud või piiratud hankemenetlus.